Aga see, kui ühte tüüpi tegevusi on liiga palju, ei ole tegelikult kuigi efektiivne. Et kui te peate näiteks mõnda pikaajalisemat, näiteks mingit pikaajalisemat kirjatööd tegema, näiteks mingit projekti, mingit aruannet tegema, kui teil on samas ka mingisuguseid teisi tööülesandeid, et tihtipeale ei ole kuigi mõistlik see, et me selle ühe projektiga tegeleme kogu näiteks 8 tundi. Et palju mõistlikum on see, et see 8 tundi jaotame 2 päeva peale, 4 tundi teeme võib-olla mingisugust ajal mingeid muid jooksvaid asju, suhtleme mingite inimestega, tegeleme mingi teise ülesandega. Et ühe asjaga liiga kaua tegeme terve päeva, siis see viib nagu efektiivsuse alla. Seks on see, et nagu kuskilt maalt jookseb nagu mõistus kinni ja uusi ideid ei teki enam. Me teeme ühte asja pool päeva ja teist pool päeva, siis on meil mõlema asja jaoks rohkem värskeid ideid. Me tegevusi vaheldame, siis tegelikult on ka niimoodi, et ühe tegevusega saab teisest tegevust puhata. Eriti kui on seal näiteks vahelduvad selline vaimne ja füüsiline tegevus või vaheldub ka selline vaba aeg ja tööaeg. Et noh, ma ise tegelikult mul endal näiteks selline 8 tundi järjest tööpäev nii väga ei meeldi, et ma tihtipeale näiteks hommikupoole teen suhteliselt palju tööd, siis näiteks lõunal või kogu teist veel, et nagu eriti tihtipeale on nagu mõte ei tööta. Aga kui ma õhtul trenni teen, pärast seda näiteks kuskil õhtul tund-paar mõnda asja veel teha, tekib jälle, võtab sellise mõistuse nagu lahti, tekib jälle palju uusi ideid.